tere, mu hea valguse tooja, kanali kuulaja, vaataja. head naistepäeva teile, armsad naised. Sest tänane ladumine on just nimelt kingitus iseendale. Teeme, naised, täna kingituse iseendale ja vaatame, mida on siis kaartidel öelda teile selleks kingituseks täna, kuhu te olete jõudnud ja kuhu te tahate jõuda. Et kaardid on kindlasti see alateadvuse osa, mis peegeldavad seda, mis teie alateadvuses toimub, aga mitte mingil juhul ei saa seda käsitleda 100% täppisteadusena. Ilmselgelt ei ole ka minu vaatajaskonna hulgas ilmselt neid, kes seda arvaks. Küll aga on siin need, kes tõesti tunnevad, et kaardid annavad juhatust. Siin on sõnumeid, mida tasub tähele panna ja mis aitavad situatsioonis edasi. Ja tihtipeale me vaatame ikka neid ladumisi, mis on meile justkui juhatuseks kõrgemalt poolt. Ja täna ma olen võtnud väga palju juhatajaid meile appi, armsad naised. Ja teeme hästi põhjaliku sisekaemuse. Ja 3 grupis on täna ja igaüks saab valida endale vastava jumalanna, kellega ta alateadlikult samastub. Ehk siis grupp number 1, siin all on siis taropaki kaart, millega ma hakkan vaatama. Ja siin on, näed, selline imekaunis kartulikoore Chatain daam, kes siis puhkab kaunitel sireliõitel. Kui sa tunned, et sa oled sina, siis loomulikult vali see grupp. Siin on selline Afrodite tüüpi blond kaunitar lõõgastunud positsioonis. Vaata, kui sa tunned, et sa oled sina, siis teine grupp on sinu valik. Ja siin on imetabane brünett kaunitar. Kui sa tunned, et see oled sina, siis vali 3. grupp. Ja mina alustan, mu head jumalannad, mu head kaunitarid, mu imeilusad hinged, kes te seda ladumist vaatate. Sest just seda te olete. Ja täna on teie päev. Meie päev. Ma panen praegu 3. ja 2. variandi siia kõrvale oma aega ootama. Ja ma alustan siis kõigepealt variandist number 1 ja selle, mis siin kaardi taga on, ma loen siis ladumise lõpuks. Aga alustame siis kenasti tavalisest taro ladumisest, mis siis on meile väga suureks abiks, mis annab selle hetke positsiooni ja ma võtan siit siis alguses 5 kaarti, mis võib-olla iseloomustavad siis seda perioodi elus, mis praegu sul on, hea esimese grupi vaataja. Vaatame, mis need 5 kaarti on, mis sulle tulevad. 1., 2., 3., 4. ja 5. Nii, kui on vaja, ma võtan juurde selgitusi, kui vaja ei ole, siis jätame
selle edasiseks, siis ma võtan sulle ka kaardi inglite juhatuse pakist. Mis on see sõnum sulle inglite juhatuse pakist? Need teised kaardid ma jätan praegu teistpidi, et mitte segi ajada. Siis ma võtan sulle inglitarost. Inglitarost 2 kaarti. Ja siis ma võtan sulle peainglitarost 2 kaarti. Teeme täna hästi põhjaliku sisekaemuse, et saada maksimaalset kingitust ja kasu sellest kaardi ladumisest. Ja kuhu me, kallid naised, ilma armastuse ja romantika oraakliteta siis pääseme? No ei pääse me kuskile, eks ju. Nii et paneme siit välja ka 3 romantika ja armastuse oraaklikaarti ja paneme välja ka romantika oraaklikaardist 2 kaarti. Nii, nüüd on saanud mõnus ja põhjalik kaardilaud. Ja nüüd ma hakkan tõlgendama teile siis seda üldpilti. Kõigepealt on nii, et sina, mu armas Jumalanna, oled praegu natukene haiget saanud seisundis. Mõõkade 9 ütleb, et miskit teeb sulle praegu väga-väga haiget. Suure tõenäosusega, kui me räägime siin mõõkade rüütlist, siis võimalik, et see, kes sulle haiget teeb, on või hingevalu põhjustab või mingil muul moel haiget on teinud, on mõõkade rüütel. See on siis kaalude veevalaja või siis, kes meil see 3. õhumärk on, kaksikute esindaja. Ehk siis põhimõtteliselt see ei pea olema selle tähtkuju esindaja, aga tal peab olema kindlasti võitlusvaimu, vahedat mõistust, ehedat taiplikkust. Ja mis on nagu tähelepanuväärne, on nüüd see, et siin vaatajaskond jaguneb nagu 2. Ühed on need, kes ise on saanud haiget. Aga teine seltskond on see, kus see mees, kes on üritanud teile haiget teha, on hoopis ise praegu oma mõõgalt kõik ära veristanud ja ta tegelikult istub ise ja lakub oma haavu, oma tegude tagajärgi. Ma julgen öelda, et see on bumerang, mis on temani jõudnud, et kui kellelgi on tekkinud küsimus, et kuidas see inimene ennast praegu tunneb, siis ta tunneb ennast nii, et ta ei tunne ennast kohe kuidagi. Ja seda ilmselt seetõttu, et teie olete ära läinud selle inimese juurest, vaatamata sellele, et ta on üritanud teid endale hoida. Aga kaardilaud näitab seda, et teil on elus uus, võimas kingitus. Ja jällegi, kas
uue alguse näol mingisuguses töösfääris või saate te sõna otseses mõttes mingisuguse rahalise kingituse. Siin on pilvest välja ulatuv käsi, millel on münt ja müntide äss on alati uue alguse kaart, aga münt võib olla ka raha saamise kaart. Peopesal teile tuuakse raha. Võib-olla lisaks sellele, mis teil juba on ja mida te endale hoiate, saate te veel lisaks. Nii et kokkuvõttes see pilt, et mingisugune etapp on lõpule jõudnud või jõudmas, kust juba peegeldub uus algus, on tegelikult väga positiivne. Vaatame, mis on võtmesõna siis inglitelt. Näed, seesama sõnum ongi tugevus ja juhatus. Ehk siis tegelikult usalda oma tugevust, usalda oma sisehäält. See on sinu juhatus. Vaatame, mida inglitaro ütleb. Näed. Ja teist korda muide tuleb välja õhkbaas, ehk siis tegelikult loogilise mõtlemisega impulsiivne uudishimulik inimene, kelleks võid olla sina ise, aga sa oled saanud ebameeldiva informatsiooni, viivitused, ilustamata tõe, muutused, plaanitus sellelt samalt mõõkade rüütlilt, sest siin on naine, siin on mees, siin on üks sarvik, ehk siis sa oled jõudnud selleni, et sinu plaanid vajavad korrigeerimist ja esmamulje sellest inimesest siin oli petlik. Ja tegelikult on asjalugu niimoodi, et sinu plaanid vajavad korrigeerimist. Ja ma korraks vaatan, mis on selles raamatus veel öeldud selle õhk 7 kohta. Peatu hetkeks öeldakse sulle ja keskendu olukorra tõelisele olemusele. On võimalik, et sinu tegevusplaan on puudulik. Vaata, siin on täpselt samamoodi. Tugevus ja juhatus, eks sa pead otsima nagu juhatust praegu ja analüüsima oma plaane objektiivselt. Sest siin midagi selles pildis on valesti, mida sa ei näe. Ja konsulteeri mõne asjatundjaga, öeldakse siin veel. Et kiirustamist ei ole vaja teha. Vaja on rahulikult kõiksugused asjad läbi mõelda. Võib-olla on ka vara edasi liikuda muide. See kaart ütleb veel lisaks ka seda. Vastupidi. Või sa viivitad liigselt. Jällegi äärmused veel kord. Kui sa viivitad liigselt, siis sa magad õige aja maha uueks alustamiseks. Väga põnev, et keegi asjaosalistest võib varjata sinu eest oma tegelikke plaane. Nii et tegelikult on niimoodi, et sul on siin nagu tõsine mõtlemise koht, et teha see kingitus iseendale nii, et see nagu töötaks. Ja vaata, mida ütleb peainglitaro. Ahaa, peainglitaro toob esile siin nüüd nagu sellise, kui me räägime isikustatud kaartidest, siis siin on tegemist nagu siiras, läbinägelik, analüütiline, otsekohene meesterahvas, noorem meesterahvas, eks ole. Ja siin on meil selline naisterahvas ehk moodustuks nagu mingisugune paar. Ja nüüd, see on nüüd isikute seisukohast,
aga kui me räägime situatsioonist, kuhu sa siis nagu sattunud oled, tundub, et sina esimese grupi vaataja oled sattunud küllaltki keerukasse situatsiooni. Aga samas on see väga uus ja väga põnev väljakutse. Tulemas on sul väga põnev väljakutse, vaat kõik, kui sa siin nüüd valid selle õige tegevusplaani, siis elu toob sulle muideks midagi ootamatut. Ja sa ei pea üldse muretsema, sest sul on nagu kõik olemas, et minna edukalt edasi. Näed, sul on see juba plaani võetud, eks ole? Sul on mõistus ja võime ära tunda kõik, mida sa pead tundma. Tundma ära ka need vahendid, mida sa vajad. Ja põhiline siis siin öeldakse otsi juhatust, eks ju. See on siis, et selgita välja asjaolud või küsi vastava kogemustega inimestelt. Ja siin on ka see koht, et äri või juriidilised lepingud tuleb põhjalikult üle vaadata. Siin on väga paljudel lisaks isiklikule suhtele tegemist ka äri ettevõtmisega, kus pakutakse võib-olla täiesti uut töökohta, ärivõimalust, võib-olla see pereäri, kus sa siiamaal oled olnud või vanade kolleegide või partneritega on ennast ammendunud ja sa soovid liikuda edasi. Aga hoiatus on see, et vaata põhjalikult kõik lepingud nagu ülesse. Nii et tegelikult sa oled elukestev õppija, sa oled keegi, kes toetub oma otsuste langetamisel loogikale ja mõistusele. Sa oled aus, sa oled tasakaalukas, sa oled läbinägelik. Aga no vahest oled sa ka ettearvamatu, no nii nagu see mõõkade Rüütel siin on, kes võid sa ka muidugi ise olla, kes on sellel vennal siin pea maha võtnud põhimõtteliselt, eks ole. Nii et olulised dokumendid, mingi ajutine viivitus on sul praegu tulnud, aga ära lase ennast sellest segada, sest sul on ääretult tugev sisetunne ja sa pead oma sisetunnet nagu usaldama. Ja see, mis sul seda töökohavahetust või kõike seda äri asja korrigeerimist nii-öelda nõuab, see on praegu nii-öelda ülemineku etapp ühest teise. Ja vaat see on nüüd see koht, kus see nõuab siis sinult natukene nagu pausi, läbimõtlemist, kaalumist, kuhu liikuda ja mis siis juhtub. Juhtub Gabrieli 8 ehk äkitselt hakkavad asjad väga kiiresti liikuma. Võib-olla just sellest samast naistepäevast kõik viivitused on möödas ja nüüd ongi kõik teed valla. Et mõte selles, et võib-olla su sisetunne juba ütleb, et torm heas mõttes on tulemas ja kas ma sellega nagu toime tulen, aga samal ajal sa nagu tunned, et sul on nii hea meel, et sa näed, et sa oled sinna kohta jõudnud, kus sa täna oled. Et oma plaane liikumas ja realiseerumas näha on nagu väga hea tunne. Kuigi kohati on sul tunne, et seda on liiga palju sinu jaoks, aga ei ole vaja karta. Põhiline on see, et sa jääksid tasakaalu, liigselt ei tormaks, jällegi hoiaksid oma tugevuse endas ja korraldaksid detailse plaani. Tulihobuse aasta tahab mida? Istu maha, kirjuta ülesse praegu, mida sa täpselt, kuidas tahad. Isegi igapäevaselt võid sa kirjutada, kui sa tunned, et sa nagu üks päev mõtled ühte, teine päev mõtled teist. Pane paberile. Vaata, nüüd on plaan selline, eks ole. Suures plaanis on selline plaan, aga igapäevaselt ka, et ma ei läheks lappama, et ma ei nii-öelda kalduks nagu valitud suunast kõrvale. Ma kirjutan endale tegevusplaani ülesse. Hobune tahab väga täpset juhtimist saada. Siin rööprähelda ei saa. Et oluline on jääda tasakaalu ja väga hästi korraldatud plaan on vajalik, et asjad ei väljuks kontrolli alt. Sest uus teave või sõnumid või midagi, kõik see on sinu poole juba teel. Ja siin on väga paljudel on mingisugune uus ettevõte, uus tegevus.
ja teate, selle juures on hästi oluline, ma tahan teile öelda, ka reklaamimine. Kui sa alustad uue ettevõtmisega, siis marketing ütleb selle kohta nii, et 2 esimest aastat on põhimõtteliselt ainult kulutused, kulutused ja kulutused, töö ja töö. Et kui sa arvad, et see kõik läheb kohe väga libedalt, et see uus algus nagu läheb hästi libedalt, siis libedalt läheb ta juhul, kui sa teed korraliku plaani ja hakkad seda tegevust reklaamima, ellu viima, täpseid sõnumeid edastama, sest need jõuavad praegusel hetkel teise osapooleni. Ja vaata, see ongi kingitus iseendale. Täpne tegevusplaan liikumaks sinna, kuhu sa täpselt jõuda tahad. Kuigi võib olla tunduda, et liiga palju on kohustusi, aga ära heitu. See on nagu ikka kaasneb iga uue algusega. Nii et selline on siis see ettevõtluse, töötegevuse ja kõikide nende uute alguste kohta, eks ole. Ja nüüd vaatame, mida romantika ja armastuse inglid ütlevad sulle. No nii, kullakene, mida nad ütlevad? Nad ütlevad, et armastus võib olla teinekord pime. Ja siin on jällegi hoiatus. Kui siin on tegemist mingisuguse meesterahvaga ka sinu ettevõtmises, siis pööra tähelepanu punastele lippudele, kindlasti ära aja segamini tööd ja eraelu, ära liigselt usalda, vaid naudi teie isiklikku aega teineteisega just selleks, et olla teineteisega koos, pakkuda teineteisele naudinguid, toredaid koos veedetud hetki. Ja kindlasti on sulle hoiatus, siin on juba haiget saamine nagu paistnud, et valva palun oma südant, sest mitte igaüks ei vääri su usaldust. Vaata, siin on keegi, kes tegelikult praegu lakub oma haavu, kes ilmselt sai selle bumerangi tagasi, kui ta sulle nagu haiget tegi. Nii et kui sa leiad õige inimese, siis pööra tähelepanu või uue inimese, pööra tähelepanu punastele lippudele ja hoia oma südant tugevana ja juhi iseennast. Ja vaatame, mida ütleb siis lisaks veel armastuse oraakel. Ja näed, sinule on nagu topelthoiatus. Vaata, sa pead õppima ennem inimest hoolega tundma. Siin on sama lugu, eks need on tegelikult dubleerivad kaardid, ainult natuke teise sõnumiga. Siin on see, et ennem kui sa hüppad pea ees kuskile suhtesse, kus see aeg teineteise seltsis on väga meeldiv, on sul kindlasti vaja ennem õppida üksteist tundma ja mitte oma südant kohe niimoodi avama. Ja mida sa pead tegema? Sa pead kõigepealt armastama iseennast. Et siin tundub, et sa oled natukene olnud selles energias, kus sa oled võib-olla olnud liiga usaldav ja lasknud ennast võib-olla ära kasutada. Siis kingitus iseendale on tule oma keskmesse täna, nüüd ja praegu. Siin ja praegu, hobusaasta algus on selleks sobivaim hetk. Ja nüüd vaatame, minu armas Jumalanna, mis soovitus on sulle siis nii-öelda siis Jumalanna kaardilt. Ja sa vaata, mis toimub praegu. Strange and guidance. Ja siit tuleb dubleeriv sõnum. Näe ennast tugeva ja võidukana. Ära kaeba millegi üle. Ära süüdista ühtegi inimestega olukorda. Sina, Jumalanna, oled oma jõu kehastus, strange and guidance. Sa tõmbad ligi küllust, uusi võimalusi, näed küllus, uued võimalused, uusi suhteid, mis toimivad sinu kõrgemaks hüvanguks. Naise nõrkus on ühtlasi ka tema tugevus.
tõelise väe, jälle strength ja guidance ehk siis tugevus erinevates võtmetes. ole nõrk seal, kus sa pead olema ja samal ajal ole piisavalt tugev, et kaitsta oma südant. tõelise väe taga olev tugevus on tegelikult õrnus ja haavatavus. hoia mõtted endast ja teistest sallivate ning armastavatena. taotle, et soovid ligi tõmmata ainult lahkeid ja leebeid õppetunde ning suhteid. ja mis kõige tähtsam, aktsepteeri palun kõiki külgi iseendas, nii nõrku kui tugevaid. põhiline on see, ära süüdista iseennast mitte milleski. kõik, mis juhtus, see juhtus sinu parimaks hüvanguks. ja kristallina võiksid sa kanda ametüsti. see on rahu, tasakaalu ja tagasihoidlikkuse kivi. Sümboliseerib alandlikkust, siirust, vaimset tarkust ja see on tugev väekivi. ma korraks käin ära ja toon sulle näha selle ametüsti, kui sa ei tea, milline see on. siin on nüüd ametüsti maala. näed, selline imeilus lillakivi on ametüst. sa võid kas teha endale maala ja kui sa oled meditatsiooni inimene, siis sellega on väga hea mediteerida, eks ole. kui sa oled lihtsalt soovid endale kauneid ehteid, siis see ametüsti maala on ideaalne ehtena samuti kaelas kanda. nii et selline sai praegu siis esimese jumalanna ehk siis variandi number 1 ladumine. ma loodan, sa imekaunis jumalanna, et sa teed sellel naistepäeval endale imetabase kingituse. ja oled täpselt see, keda sa oled, kes sa alati oled olla tahtnud. ja see ongi kõige suurem kingitus. aga siit ma loodan, et sa said piisavaid juhiseid ja kohtume järgmistes ladumistes. tere, mu teine variant ehk siis teine jumalanna, kes sa valisid siis selle blondi kaunitari iseenda prototüübiks. valisid sa selle siis juuste värvi, üldise fooni, hoiaku, mille iganes järgi sa selle valisid. aga tema juhatab sulle siis tänasel naistepäeval selle kingituseni, mida sa siis võiksid endale lubada ja teha eelkõige iseendas. sest me teame väga hästi, et kõik kingitused me teeme iseendale läbi selle, et me suudame muutuda. me suudame muutuda, me suudame olla, me suudame aktsepteerida ja me suudame olla autentsed. ja vaatame, millised soovitused on siis sulle, mu armas teise grupi jumalanna. paneme välja siis 5 kaarti sulle. ja vaatame siis, mida need kaardid siis sinu jaoks või sulle siis nagu ütlevad või tähendavad. siis mõistagi nagu esimesele grupile panen ma välja sinu sisemise juhatuse kaardi ehk siis see, millest sa enda sees võiksid lähtuda või mis peaksid olema sinu jaoks hetkel mingisugused võtmesõnad. siis ma panen sulle välja inglitarost 2 kaarti
et mis need Inglitaro kaardid siis sulle täna öelda tahavad ja mis on see sõnum Inglitarolt sulle täna. Ja mis on see sõnum sulle peainglitarolt. Paneme ka siit 2 kaarti välja. Ei saa me ka siin ja ei tahagi saada üle ega ümber armastuse ja romantika oraakli soovituskaartidest. Ja siin on siis 3 kaarti armastuse ja romantika oraaklist. Ja 2 kaarti võtame siis ingli oraaklist. Vaatame, mis siis siit tuleb. Ja siis hakkame tõlgendama. Nii, mu armas Jumalanna, sinul on väga huvitav seis. Silma torkab kohe see, et sul on päris kindlasti olukord, millega sa hetkel silmitsi seisad, seotud suhetega. Ja pane tähele, ma ei räägi siin ainult armusuhetest, aga see võib ka olla armusuhe. Igal juhul, mis ma suhtest räägin, on see, et sinu elus on praegu kõrvuti positsioonidel müntide kuningas ja karikate kuningas. Need kuningad on täiesti erinevad. Müntide kuningas on maisus, praktilisus, tegevus, väga sellised pragmaatilised mõtlemised ja tegevused. Ja karikate kuningas, see on selline veestihja ehk siis tundeküllane, empaatiline, võib-olla armastav, armastust välja näitav, sest ega müntide kuningas keegi ju ei ole selline, kes ei sooviks armastust või ei armastaks, ainult et väljendusviisid on erinevad. Ja need võivad olla sinu elus nii sinu omadustena kui ka inimestena sinu elus. Nii 2 näiteks kolleegi, sõbra, mis iganes arhetüübid, prototüübid, eks ole. Võib-olla sinu elus ongi konkreetselt 2 sõpra näiteks. Üks on siis sõnn, neitsi, kaljukits, teine on skorpion, kalad või vähk. Ja sul on moel ja need võivad olla sõbrad, need võivad olla armukesed. Need võivad olla nii, et üks on armuke, teine on sinu mees või on need 2 konkurenti sinu südame pärast. Igal juhul sinu elus on sellised inimesed olemas ja miks ma sellest räägin, sest vaata kullake, sinul on praegu mõõkade 2, kus sa oled ise riietunud nagu kapuutsi ja pigem, sa ei taha nagu vaadata seda situatsiooni. Ehk siis tegelikult on tegelikult sa oled need mõõgad risti rinnale tõmmanud nagu kaitseks. Ja tead, mis siin on? Siin on nagu luik puu oksal ja teine luik on siin taga ja keskel on süda ja sina kaitsed oma südant risti löödud mõõkadega oma rinnal. Ja kui me lähtume sellest, et siin puu otsas on see müntide kuningas ja sinu selja taga on karikate kuningas, siis siin ei ole palju ruumi tegelikult muule tõlgendusele kui sellisele, et tegelikult sinu süda on hetkel 2. Kui see nii ei ole, siis see ei ole sinu ladumine. Siin on hästi ühene sõnum põhimõtteliselt.
ja sa ei suuda teha valikut. Sa ei suuda teha valikut ja sa oledki kahe vahel. Nüüd kingitus naistepäeval iseendale on nüüd mis? Kõigepealt ma juhin tähelepanu, et sinu selja taga ehk siis see alateadlik psüühe on tohutu kirg, tohutu sõltuvus ja see on juba võtnud nii sellised mõõtmed, et sa katad kahe käega pea endal kinni, sa tõmbad kapuutsi pähe, sa paned mõõgad risti rinnale. Sinu jaoks on see olukord muutunud juba väga ängistavaks, väga koormavaks. Ja tead, mis on kingitus? Kingitus on siin keskel. Surmakaart. Ja tead, mis surmakaart tähendab? Surmakaart ei tähenda surma. Surmakaart taros näitab väga üheselt transformatsiooni vajalikkust. Ehk siis, mis see kingitus siis iseendal on? Transformeeri see situatsioon. See enam niimoodi jätkusuutlik ei ole. Ei nende isikute pinnalt ega ka sinu sisetunde pinnalt see enam niimoodi jätkuda ei saa. See peab nüüd põlema tuhaks ja tuleb alustada täiesti nullist ja vaata, siin on föönixlind, kes tõuseb alati siis, kui vana on põletatud tuhaks, siis tõuseb uus lootus, uus võimalus, uued arengud. Vaatame, mis süda ütleb sulle. Issand, kui kummaline. Ma ju segasin kaardid ära. Ja kas te saate aru? Esimesel variandil oli täpselt sama soovitus. Tugevus ja juhatus. Millest ma siin rääkisin? Enda seest tuleb leida ülesse see jõud, et läbi viia see transformatsioon ja välja nii-öelda tulla sellest sõltuvusest. Vaatame, mida Inglitaro ütleb. Kuulge, see on täiesti ebareaalne nagu. See on täiesti ebareaalne, kas siin on ka. Ja siin on täpselt samad kaardid. Kuulge, kirige nüüd tagasi see video ja vaadake palun siis seletust. Sõna otseses mõttes eelmises variandis ma rääkisin väga pikalt lahti. Plaanid vajavad korrigeerimist. See tähendab seda, et sa ei saa praegu enam jätkata niimoodi, nagu sa siiamaale jätkanud oled. See ei ole jätkusuutlik situatsioon, sest selle situatsiooniga sa praegu enam niimoodi jätkata ei saa. Et nii nagu kuidas revolutsioon toimus kunagi, eks ole, teame, miks revolutsioonid toimuvad, sest ülemkihid enam ei saa elada vanaviisi seetõttu, et alamkihid ei taha enam elada vanaviisi. Ja siin on samamoodi, siin on juba ilmselt opositsioon tekkinud nii nende härrade vahel, kui nad üksteist teavad. Ja sinu sees on kindlasti tekkinud lõhe, sa ei tea, kuhu poole ennast nagu tõmmata. Ja siin kästakse, näed, vaata Strange and Guidance, peatu hetkeks ja keskendu olukorra tõelisele olemusele. On võimalik, et sinu tegevusplaan on puudulik ja põhineb valedel oletustel. Ja mõte on siis selles, et võib-olla sa siin ei näe päris kõiki asju nii, nagu sa nagu nägema peaksid. Ja sa peaksid kellegi poole pöörduma, kes nagu vaataks kõrvalt. Ma kutsun sind konstellatsiooni ausalt öeldes. Minu meelest on siin vägagi see kas privaatkonstellatsiooni teema, kui teema on konfidentsiaalne, pikantne ja isiklik. Ja sa ei taha võib-olla grupis teha, sa tuleb palun privaatkonstellatsiooni. Samas minu töötubades on alati väga ägedad ja väga konfidentsiaalsed ja väga haritud inimesed, kes mitte kunagi ei kuritarvita kellegi usaldust, nii et sa võid tulla ka töötuppa julgelt. Aga kui see olukord on juba praegu eskaleerunud,
siis ma panen täna kodulehele välja uued privaatkonstellatsiooni ajad ja sa võid tulla privaatselt, et siin on näha, et sa vajad juhatust. Sind on vaja natuke tee otsa peale praegu ajada või aidata, ehk sa peaksid saama nagu uut informatsiooni, mis püstitab siis nagu uued ülesanded, et sa näed kogu aeg seda oma nurga alt, on ju. Aga on vaja kedagi, kes sulle nagu näitaks seda isegi võib-olla natukene järsult, võib-olla isegi nagu sinu jaoks ootamatult järsult, aga sa ei tohiks võtta seda isiklikult, vaid sa peaksid vaatama seda nii, et see inimene näeb selle olukorra tõelist olemust. Ja mõte on siis see, et see on sinu uus väljakutse, mida sa peaksid nagu endale lubama, et sellest tupikust nagu välja tulla, sest see oleks kingitus iseendale, sest sellises olukorras olemine on väga vaevaline. Ja vaatame, mis sealt edasi siis tuleb. Nii, vaata, mis siit edasi tuleb. Edasi tuleb kõigepealt Gabrieli 5, ehk see on tegelikult selline väljakutse. Ja kuna siin see on ka naise isikukaart, eks ju, sina oled ju meil naine. Ja sul on siin vaja üks pusle kokku panna. Ja mis ta ütleb, et selle pusle sa saad lahendada, sa saad kokku panna. Hoia nendest teiste konfliktidest eemale, ole kannatlik enda ja teistega. Ja kui need mehed ka omavahel seal jauravad, las nad jauravad, sinul ei ole tähtis see, mida nemad seal toimetavad. Sinul on tähtis enda sisse vaadata ja leida juhatus, sest sul on kõik olemas, et see mõistatus lahendada. Ja nüüd on probleem selles, et sul ei ole kogu ülevaadet, ehk sa ei näe seda pilti kõrvalt. Sa oled asja sees ja seega sa ei saa seda kõrvalt vaadata, eks ole. Ja sellepärast võivad sinu kogetud konfliktid ja väljakutsed võivad väga hästi peegeldada just sinu sisemisi võitlusi, et sa oled seesmiselt praegu segadusse aetud. Ja ma ütlen veel kord, et kuula teiste inimeste seisukohti, kas on see nüüd mõni konstellar, terapeut, hea sõber, keda sa tõesti usaldad, kes ikkagi oskab vaadata nagu objektiivselt, eks ju. Ja kindlasti soovitab see kaart eemalduda teiste isikute draamadest. Et ära samasta ennast teistega, vaid vaata, mida sina ja mida sinu süda ihkab, soovib ja tahab. Ja igal juhul on selline lugu, et need väikesed tülid leiavad lahenduse, kui sa enda sisse ilusasti nagu vaatad ja suudad selle nii-öelda jätta kõrvale need ebaobjektiivsed mured, eks ole. Nagu mitte niimoodi, et me tihti mõtleme, et aga kui me teeme selle olukorra enda jaoks selgeks ja käitume nii, aga mis siis teised meist mõtlevad? Vaat see mõttemaailm tuleb sinul kõrvale heita. Sest kui sina hakkad arvestama liigselt sellega, mida teised sinust mõtlevad, no siis sa oma tõeni põhimõtteliselt ei jõua. Ja nüüd on huvitav see, et kui sa oled selle töö ära teinud, siis on sul kõik olemas. Ja siis on sul kõik olemas ja veel rohkem ka, mille eest tänulik olla. Siis oled sa finantsasjades edukas ja sa ei pea enam rahaasjade pärast muretsema. Kui siin on ka tegevust, eks ole, müntide kuninga näol võib-olla mingisuguse tööprojekti kolleegiga, kelle puhul sa oled üritanud kuldmünt olla. Aga kui sa jätad nende tülid kõrvale ja seisad oma tõe eest, siis on sul absoluutselt kõik olemas. Ja siis sa elad rikkalikku elu, kuna sa oled hoolsalt töötanud, et niimoodi kaugele jõuda. Et see on nüüd siis see, kui sul on tegemist nagu mingisuguse töösuhtega näiteks, eks ole, nende meeste vahel, kellel on opositsioon. Kui sul on tegemist isikliku suhtega, ehk siis armusuhtega, siis siit öeldakse sulle selline juhatus, et pane tähele, kui siin on üks armuke ja üks on näiteks ikkagi sinu kooselupartner, abikaasa või kes iganes, siis kui sa selle selguse enda sees oled saanud, siis sa saad aru, et sinu pereelust on saanud
üks sinu elu suurimaid õnnistusi. Ja sa võidki selleks perekonnaks lugeda siis kas oma bioloogilist perekonda, sünniperet, eks ju. Noh, kui me räägimegi, et sa saad sealt mingisugused rahakanalid lahti, et kui sa tahad konstellatsiooni tulla, sa tunned, et su rahakanalid on kinni, siis need on ka tihti suguvõsaga seotud. Sealt saab blokeeringud eemaldada ja siis sa tunned, et sa oled täiesti õige koha peal, sinu rahakanalid on lahti. Või teine variant, kui me räägime sellest kooselupartnerist või siis uuest valitud perest, kellega sul siis selle töö tegemisega iseendaga, selle tagajärjel muutub see suhe tugevamaks, kindlamaks ja selliseks nagu sa saad aru, kes sind tegelikult armastab, mis on tegelikult oluline ja see teadmine annab sulle tegelikult sisemise rahu. Ehk et siin võib küll olla tegemist, et see müntide kuningas on tegelikult sinu abikaasa, eks ole. Ja selle kaardi nagu suurem tähendus on tegelikult see, et see on õnnelik lõpp, kogukond, sugupuud, pikaajalised investeeringud. Ühesõnaga, kõik see, kui sa teed selle otsuse ära, et sa ei pendelda enam kahe vahet, siis tegelikult totaalne kingitus iseendale ongi see, et sa elad edaspidi külluses ja selle sõna kõige mitmetähenduslikumas tähenduses. Vaatame armastuse poole, ka piilume, mis siin on. Nii, siin on nüüd see, et näed, siin ongi see, et sa ei pea kõigile meeldima. Sa pead võtma vastu ainult armastust ja jagama ainult armastust. Ja sa ei peaks ennast kohandama või mugandama millelegi ega kellelegi, kus sa ei tunne nii-öelda vastu armastust. On see siis töö või on see inimene. Ehk siis sa väärid nagu armastust ja kui sa saad sellest aru ja kui sa kiirgad seda välja selliselt ja sa paned oma reeglid ka selliselt paika, siis tegelikult tuleb pidutsemise aeg. Ja täna tuleb loomulikult pidutseda, sest täna on ju naistepäev. Ja täna pead sa pühitsema armastust, mida sa suudad jagada, mida sa oled siiamaale jaganud. Ükskõik kellele ja ükskõik kui palju, sest armastust ei ole kunagi liiga palju. Ja vaat, mis tegelikult armastuse oraakel ütleb, miks sa oled siin praegu nüüd selle kahe vahel, eks ju. Kui me alustasime sellest, et suure tõenäosusega on väga paljudel tegemist armusuhtega, siis siin tegelikult öeldakse niimoodi, et tead, sa peaksid natukene võtma aega maha. Noh, see tähendabki seda väljakutse, mille sa saad lahendada ise. Võta aeg maha, et natukene eralduda. Võib-olla mõlemast mehest, kui see võimalik on, kui see tööalaselt on võimalik, eks ju. Et tegelikult on nii, et selle müntide kuninga alla tulebki nagu see, et ilmselt see karikate kuningas pakub sulle armastust, hoolitsust, seda, mis sul müntide kuningaga puudu jääb. Ja see tähendab ka seda, et siin ei ole seda keemiat nagu piisavalt. Aga küsimus on ju selles, et sa saad alati seda, mida sa välja kiirgad. Kui sinus endas ei ole seksuaalsust, naiselikkust, atraktiivsust, armastust, soojust, kui sa oled selle endasse sulgenud kõik, siis on ju täiesti selge, et ega sa vastu ei saa seda ka saada kuidagi viisi. Nii et siin on ka veel üks suund, mida sa võib-olla peaksid tulema vaatama konstellatsiooni, see on see, kus on sinu armastuse energia blokeerunud, et sa seda nagu tahad saada, eks ole, siit sellelt karikate kuningalt, aga samal ajal sa ise nagu seda väga välja ei jaga. Nii et pusimist on, tegemist on ja kingitus iseendale on loomulikult see, et selgus tuleb enda sees ise
üles leida, kätte saada, muuta ja muutuda nii, et maailm sinu ümber muutuks. Mu hea sensuaalne jumalanna, eks ole. Ega sa ilmaasjata seda kaarti ei valinud. Sellepärast, et sa tahad olla selline. Ja oma südamest, oma hinges, oma algolemuses oled sa pehme, naiselik ja kaunis. Ja mis sulle öeldakse? Unista suurelt. Unista, kullake. Asenda hirmud ja kahtlused julguse, palun, ja armastusega. Eks? Igas naises on peidus maag. Sa suudad võluda oma ellu kõik, mida sa soovid. No täpselt see, mida me rääkisime. Ja tähtis pole kuidas, vaid mida. Eks kui sa tahad armastust, siis sa pead seda armastust peegeldama. Elu elatakse seest poolt väljapoole. Kõik algab sinu mõistusest. Mõtted, mis sa välja saadad, tulevad sulle endale tagasi. Seega, ela lähtuvalt oma südamest. Ehk siis käitu teistega nii, nagu sa tahad, et sinuga käitutakse. Kui sa tahad, et see müntide kuningas sind armastab, leia üles oma sensuaalsus, oma kirg, eks ju, atraktiivsus iseendas, peegelda seda siia ja siis sa saad seda tagasi. Seega ela lähtuvalt oma südamest, sest sa oled võimas just oma headuses ja positiivses energias. Luba endal olla täiuslik ja armastab igal hetkel. Ikka kõik, kes minu töötoas on käinud ja kelles on tulnud välja see maskuliinne või mehelik pool ja nad otsivad taga oma naiselikkust, siis hea väline nipp on ju see. Aga riietu naiselikult. Tee endale üks selline 21-päevane kleidi kandmise reegel. Ma ei pane pükse jalga. Ainult jõusaalis ja spordisaalis, eks ole. Aga kõikidel muudel aegadel ma käin ainult kleidiga. Sa ei pea minema kompromissidele, et saada seda, mida sa tahad. Ei ole vaja siin kahe mehe vahel pendeldada, olgu need töökaaslased, olgu need mis iganes, eks ju, et siit ma saan raha ja siit ma saan armastust ja klassikaline naiste mure on alati see, et mul oleks vaja kahte meest. Üks on see, kes annab mulle raha, majandusliku külluse, teine on see, kes annab mulle armastuse, emotsionaalse külluse. No ei ole need asjad nii ja luba endale olla armastav ja täiuslik igal hetkel, et saada seda, mida sa tahad, pead sa jääma oma tõele ja väärikusele kindlaks. Ära ole mugav naine. Ära arva, et jällegi need naised, kes on mugavad ja teevad kõik mehe tahtmist pidi, et siis küllap ta vastab samaga. Ei ole nii. Sinu väärikus ei ole sinu ärakasutamine. Alandus on küll ülendus, aga see peab olema väärikas, alandlik, läbi iseenda tahtmise olla selline. Heas mõttes alandlik. Ja ära kunagi sea oma väärtusi küsimuse alla. Ja kristall, mida sulle soovitatakse, mida sa võiksid kanda, on jaad, armastuse ja külluse kivi. No täpselt need kaks asja. Küllus, armastus, eks? Mida me siin räägime? Puhtuse ja tarkuse sümbol. Tasakaalustab ja tervendab. Vaat nii sai mu hea jumalanna teise grupi ladumine. Ma loodan, et sellest oli sulle abi. Ma loodan sind kohata juba oma vastuvõtul, oma konstellatsioonide töötoas. Kui sa soovid saada isiklikku kaardiladumist, siis kõik minu kontaktid on video lõpus ja sa saad need sealt kätte ja sa saad minuga ka ühenduda, kui sa ei leia minu kodulehelt www.constellation.com piisavalt informatsiooni,
siis alati on võimalik minuga ühendust võtta ja eraviisiliselt kokku leppida. Aga mina tänan sind ja kui sa tunned, et keegi teine vajaks ka sellist juhatust, siis on kena, kui sa seda videot jagad. On kena, kui sa seda videot like'id. Aga meie sinuga kohtume juba järgmisel korral. Tere, mu hea valguse tooja 3. grupi vaataja, tere mu 3. jumalanna, kes sa valisid enda prototüübiks selle kaunitari. Mida see kaunitar sulle öelda tahab, seda ütleme ladumise lõpus. Aga praegu ma panen sulle välja siis Arcanum Tarost 5 tarokaarti, et vaadata, mis oleks see sinu naistepäeva kingitus iseendale. Mis on see juhatus, mis on see äratõukepositsioon, kust saaks nagu vaadata, et mis siis õigupoolest oleks vaja teha, toimetada, aru saada, muutuda või siis vastupidi, jätkata samal kursil. Kõik on väga individuaalne, kuidas kellelgi, eks ju. Nii, vaatame, et kõik oleks kenasti näha. Ja edasi ma loomulikult panen ka sulle sisemise tarkuse ja sisemise juhatuse, inglite juhatuse. Aga see on vahva, esimesel ja teisel grupil tuli üks ja seesama kaart ja vaadake, ma segan hoolega, väga hoolega segan. Ja täpselt üks ja seesama juhatus tuli esimesel, teisel grupil, kõvasti saab nälja, kui nüüd praegu peaks teil ka tulema sama kaart. Aga me ei näe seda ennem, kui me vaatama hakkame. Oi, kui põnev, ma ei keeranud isegi tarokaarte ringi. Okei. Nii, nüüd vaatame siis, mida ütleb inglitaro teile. Mu hea 3. grupi vaataja, mida ütleb inglitaro teile? Mida ütleb inglitaro? Näiteks siia poole sulle, siis on ruumi rohkem. Nii, jah. Ja vaatame siis, mis inglitaro ütleb. Mida ütleb inglitaro? Ja nüüd vaatame, paneme loomulikult ka peainglitaro välja. Mida ütleb siis nagu peainglitaro? Jälle segan hoolega, et ei oleks küsimust, et siin võiks olla segamata kaardid, tulevad samad kaardid. Nii. Peainglitaro. Loomulikult ei saa me üle ega ümber armastuse ja romantika oraaklist. Siit ma võtan kohe 3 kaarti. Ja ingli oraaklist, Doreen Virtu kaartidest, mis on ka väga kõnekad oraakli-kaardid. Siit võtame 2 kaarti. Nii. Ja nüüd saame hakata tõlgendama. Keerame siis esimesed, näete, esimene on kohe uus algus. See on sauade äss. Vau, teines. Vau, milline kingitus, kallis. Oh, mu jumal. Oh, sa taevas. No comments, ma olen sõnatu. 3. grupi jumalanna. Ma kohe ei tea, kust alustada. No nii ilusat pilti on harva näha siin kaardilaual.
alustame sellest, et sinu kingitus iseendale on uus elu. Ma ei tea iganes, mida sa siiamaale siis tegid või on see sul kogu aeg nii õnnelik. Aga tundub, et kui on, siis aina paremaks läheb, sest sul on sauades, mis on uute alguste kaart, nii nagu ka karikates. Ühine nimetaja ässadel taros on alati uued algused. See on kaart number 1, see on tegutsemise kaart. Sau on ettevõtluse, tegevuse, igasuguste asjatoimetuste, no mis iganes ettevõtlusega sa tahad tegeleda või ettevõtmisega, see kõik saab teoks sellest naistepäevast alates. Kui me räägime suhte ladumises, siis see on seksuaalsuse kaart, siis see on kirekaart, siis see on meheliku tõmbekaart naise suunal. Nüüd me liigume edasi siit kohe sama mõttega armastuse karikani. Siin ei ole muud, kui armastust ajab suisa üle ääre. Karikate äss on üldjuhul armastuse kaart. Suur uus algus armastuses. Kui sul on juba pere või kui sul on juba kallim või kui sul on juba partner, siis kõik uueneb. Kõik uueneb, see tuleb täiesti uus kvaliteet, uus tasand. Kui sa ennem olid lihtsalt kohtumas, käisid näiteks Tinderis deitimas sotsiaalmeedias, siis siin sa saad juba isiklikult inimesega kokku, jõuate uuele tasandile. Kui su partner on juba kauem, olete kohtumas käinud, siis te võib-olla hakkate koos elama, kui te seda soovite mõistagi. Kui te olete juba koos elanud ja mõelnud, mis siis edasi teha, siis järgmise loogilise jätkuna on pere loomine. Kõik, kes on fertiilses eas, nad saavad abielluda, kui nad seda soovivad. Sa saad julgelt endale öelda, et nii, ma soovin, ja sa saad julgelt öelda ka oma mehele, jah, ma soovin abielu, jah, ma soovin lapsi, jah, ma soovin peret. Sest siin on täismaja. 10 karikat. See on maksimum, mis olla saab. See on suur armastus, pere, nagu ka pildilt on näha. Mees, naine ja laps. Ja kes see mees siis on? Mees on karikate kuningas, et kui see kõnetab, siis on see veemärgi kuningas, see on kalad, skorpion ja vähk, kes on väga armastav, empaatiline, tundlik, peret ja oma kaaslast hoidev persoon. Kui sellist inimest sinu elus veel ei ole, siis see võib tulla. Ja kui see ei ole ka sellest tähtkojust, ärge jääge sinna kinni, see ei pea seda sugugi olema. Aga omadused jäävad samaks. Ja mis need omadused siis on? Kahepoolne suure arkaani kaart number 6, armastajate kaart. Ehk siis täna on 8. märts, juba 6. märtsil oli see inimene juba sinu energiaväljas olemas ja suure tõenäosusega see liikumine sellesse ühendusse saab toimuma juunikuus. Muidugi võib ka varem juhtuda kõik asjad ja abielu võib juhtuda 10. kuul, see on siis oktoobris, või on need numbrid muud moodi sinu jaoks tähenduslikud, eks ole. Eks sa ise vaata, aga no ilusamat taro lauda, kui praegu siin on ja midagi siia juurde rääkida, on absoluutselt mõttetu, sest kaardid räägivad praegu iseenda eest. See on imeline, see on imetabane kingitus, kallis 3. jumalanna. Aga vaatame, mis sa sealt seest poolt, kuidas sa seest poolt ennast näed. No näed sa või? Sa näedki nii, et sa oled transformatsioonis täna, ega ilma asjata ei tule uue alguse kaardid. Need on kõik uuele levelile ülemineku kaardid, mis juhtuvad vastu teeneks
või siis preemiaks sinu sisemisele muutusele ehk transformatsioonile. Ja kui sa siiamaale oled kahelnud, kas seda teha või mitte teha, siis absoluutselt kõik on võimalik. Nüüd on õige aeg. Ja vaata, kullakene, mis tuleb nüüd siit inglitarost. Tead, see on uskumatu, mis siit tuleb. Ma olen sõnatu päriselt, mida need kaardid lisavad. Kõigepealt siis kohe sellele suhtejutule juurde tuleb vesi 2. Ehk, mis ma rääkisin, see sama lugu, suhe, mis muutub veelgi lähedasemaks. Andestamine, konflikti positiivne lahendamine, see on nüüd see, mis ma ütlesin, et kui mõnel on juba suhe nagu täies purjes või et see ei ole uus inimene, kes tuleb, vaid et see inimene on juba teie elus olemas, siis võib-olla sa vaatad seda ladumist sellepärast, et sulle tundub, et seal on mingisugused mõrad sees sellel suhtel, eks ju. Aga nüüd see muutus, transformatsioon tuleb sul enda sees teha ja vaadata, siin on ilmselt midagi, mida sina saad muuta läbi enda käitumise. Et see suhe, et toimuks andestamine, suhe muutuks veelgi nagu lähedasemaks. Sest sa oled tegelikult sündinud nõuandja ja see inimene, kellega sa nagu koos oled, kui me räägime siin vesikuningast, siis see vesikuningas on ka sündinud nõuandja, kes kuulab teisi, lohutab lahkete sõnadega. Ja tegelikult need tulevad ka sinu enda kogemusest, need samad dünaamikad välja, eks ju. Et see karikate kuningas on väga kaastundlik inimene, kellel on väga rikas siseelu. Ta on autoriteetne inimene, ta oskab igas olukorras näha selle tõelist tähendust ja välja pakkuda täiuslikku lahendust. Ja ta on usaldusväärne, ta on haritud, austatud, romantiline partner, eks ole, ta on nagu super partner sinu jaoks tegelikult. Ja see vesi 2 räägibki sellest, et siin on tegemist 2 inimese lähedase suhtega. Et kui te olete olnud ka veel sõbrad näiteks, siis see on hea sõprussuhte edasiarendamine. See on armusuhte uuele lähedustasandile liikumine, eks ju. Just see, mida ma siin ennem nagu rääkisin põhimõtteliselt. See suhe on igal juhul paremaks muutuma, see on võimalik, et see jääb kestma. Ja nüüd, kui siin on tegemist, kuna siia tuli muide müntide kuningas, siis siin on ka see asi natuke sarnane dünaamika jälle teise variandiga, seal oli ka müntide kuningas ja karikate kuningas. Aga siin tuleb juhisena sellele vesi 2 see, et kui siin on nüüd nagu ikkagi vaja valik teha, siis tegelikult see on ka hea aeg suhte lõpetamiseks. Ja tegelikult on niimoodi, et jälle ka sind ma kutsun konstellatsiooni, juhul kui sa ei suuda nagu valida, siis konstellatsioonis sa näed hingepilti. Hing ütleb sulle ette võib-olla selle valiku, mida sa näed siis klienditoolil istudes, eks ole. Igal juhul see vesi 2 ütleb, et on romanss, seksuaalne külgetõmme, no seda on näha, eks ole, seksuaalne külgetõmme, intellektuaalne külgetõmme, tihlus, sugulashinged, ootamatud kingitused, mõttekaaslased ja nii edasi ja nii edasi. Aga nüüd sa saad aru, et siin on sul tulemas veel ka maakuningas, eks ole. Ja maakuningas, kui siin on ka 2 tähendust, üks tähendus on muidugi see, et ta võib olla lihtsalt sinu enda mingisugune omadus, eks ju, aga mingisugune omadus või siis olukord. Näiteks ta võib olla selline olukord, kus on edukas aeg, kõik ettevõtmised õnnestuvad, see on see ettevõtluse kaart on ja sind kas edutatakse või pakutakse kõrgemat palka või nii edasi, see kõik korreleerub sellega praegu. Ja öeldakse sulle, et võta vastu kõik pakutud võimalused. Ja teisipidi, siin on suurte ärikogemustega rikas inimene, kes annab suurepärast nõu. Inimene, kes on olnud tööalaselt edukas ja nüüd ta naudib elu helgemat poolt. Professionaal, helde, vastutustundlik, praktiline, kompetent.
Aga kui me näeme, et ta on tulnud siia selle suhtekaardi kolmnurga kõrvale, siis ta võib olla ka Neitsi Kaljukiit Sõnn uus partner, et kui sa siin kaalusid suhte lõpetamist, kuna see inimene tundub sulle südamelähedasem, kellega pere luua ja kes võib-olla armastust pakub, siis ka see on variant, see on absoluutselt igal inimesel nii-öelda oma, sest siin on üle 1000 vaataja, eks ole, me ei saa ju rääkida nii-öelda, see ei ole eraladumine, kui sa tahad eraladumist, kui sa tahad individuaalset kaardiladumist, siis loomulikult pöördu minu poole nendel kontaktidel, mis on näha selle video lõpus, siis saab juba vaadata lähemalt. Või ka sulle üleskutse, tule siis konstellatsiooni, kui sa tahad seda hingepilti näha. Igal juhul on siin Miidase puudutus, kõik, mis sa kallis inimene, kallis jumal, anna praegu vaatad. Kõik, mis sa puudutad, muutub pullaks. No siin on näha, eks ole. Nii et raha, armastus, no siin nagu ma ei tea, ei julge rohkem kaarte lahti tehagi, tahaks siinkohal lõpetada. No nii. Tead, kui sa mõtled, et paremaks enam minna ei saa, siis no saab ikka küll. Saab ikka küll. Kui me räägime sellest, et me teeme täna naistele ladumisteks, siis sa oled kõigele lisaks, mida ma siia ütlesin, armastuse ja mida kõike sa koged ja mida kõike sa saad ja mida kõike sa oled, on ju. Sellele lisaks oled sa ka veel ülempreestrinna, ehk sa võid olla suuresti minu hea kolleeg, taroloog ja kõik vastused, kallis, mida sa otsid, need on sinu sees olemas. Sest sa oledki väga, väga intuitiivne, väga professionaalne ja need vastused tulevad sinu seest, sinu sügavamatest tunnetest. Ja kõik su emotsionaalsed olukorrad muide pakuvad praegu suurepärast võimalust ka veel enda sisse vaadata, et nagu üle kindlustada ennast, eks ole. Ja sinu võimetesse võib tõesti uskuda, sellepärast et sa oled usaldusväärne inimene ja sinu olukorral võib olla küll tahke, millest sa pole ise ka teadlik. Vot see on see, et miks ma kutsun, et kuigi me võime olla ise siin konstellöörid, siis kui me tahame teinekord oma asju vaadata, siis targem on minna hea kolleegi juurde, sest seal võib olla tahke, mida sa ise ei näe seestpoolt väljapoole jälle. Ja peahingel Haaniel, nagu sa näed, on see hingel, kes sind siis valgustab, aitab leida vastuseid. Nii et mõte selles, et tead, sul ei ole praegu mitte midagi vaja teha ka, ütleb see kaart, sul on nagu kõik olemas siin laual. Sul on vaja nüüd istuda, mediteerida, transformeeruda enda seest õiges suunas, eks ole. Ja rahus olla praegu, sest sul on lihtsalt nii hea laud, et enam paremini olla ei saa. Ja siin tuleb veel üks kolmas äss. See on siis Aarieli äss, ehk see on siis müntide äss. Ja mis omakorda tähendab siis seda, et sul tulevad veel vähe sellest, et ettevõtlus, seks, armastus, kõik need asjad kohe ässaga, mis seal juba olid nagu välja pandud, on sinu laual täna olemas. Siis nüüd on veel raha ka. Ehk siis raha või mõned muud ressursid töötavad sinu kasuks. Sinu kavandatav uus äri või karjäärivalik on väga edukas. Ja sinu oskus oma unistusi ellu viia on tõeliselt võimas. No ülempreestrinna, kes siis veel, eks? Ja pealegi sa võid veel kohata inimest, kes võib veel avada sulle uusi uksi ja võimalusi. Nii et hetkel hobusaasta ütleb ka, istuge kohe aasta alguses maha, pange kõik pikaajalised plaanid, asjad, finantsplaanid, maa või kodu ostmine, müümine, kõik pange nüüd paika, hakake tegutsema. Võtke ohjad enda kätte, nii ütleb hobusaasta. Ja siin tõesti istud, mediteerid natukene ära ja tegutsed siis rahulikult, tasakaalukalt selles vallas, kus sa nagu siis tegutsema pead. Nii,
Ja mis ütleb romantika? Oh issand jumal, ma ei suuda. Teate, ma olen nii vaimustatud sellest kaardilauast. Lihtsalt nii suur rõõm on kogeda rõõmu. Ja sulle öeldaksegi, kui sa mediteerid iseenda sisse ja paned tegevusplaani paika, siis ei ole muud teha, kui oota jumalikku ajastust. Usalda elu, usalda seda, et armastus tuleb siis, täpselt siis, kui ta tulema peab. Olgu see armastus või kodu loomine või suur kirg või mis iganes. Aga ta tuleb varsti, varsti sa armud nii, nagu sa iial varem ei ole armunud. Aga ainuke hoiatus, mis sulle kallis on see, et ära kaota iseennast nüüd ära. Sest kui kõik on liiga hästi, siis tundub küll, et panen sajaga. Siin nagu on see koht, et ära tuure väga üles võtta, eufooriasse ära kuku, katsu olla tasakaalukas. Ja kõik romantilised üllatused on horisondil. Võib-olla juba täna, mu hea jumalanna, on sinu partner, tuleb sind embama või on juba käinud roosikimbu või millega iganes, eks ju. Igal juhul üllatused on sinu poole teel. Ja mis siin nüüd on siis? Keegi sinu minevikust tuleb sinu ellu tagasi. Võimalik, et see, kes iganes, aga tundub veel, et üllatusi on elul sinu jaoks varuks. Võib-olla see sama romantiline üllatus on sinu üllatav partner minevikust või eelmisest elust, aga keegi tuleb tagasi sinu ellu. Ja ära siis pead kaota, kui see nüüd on sinu eks, kellesse sa olid meeletult armunud ja ta nüüd on tagasi tulnud. Vaata, et sa nüüd hoiad hobuseid, pane tähele, hobuse aastal. Kuid jääd optimistlikuks oma armuelu suhtes. Sest positiivne mõtlemine ja usk viivad tõelise romansi tekkeni ja sünnini. Uskumatu kaardilaud. Ma olen nii õnnelik. Ma olen õnnelik koos teiega, mu kallid jumalannad. Ja vaata, kui kaunis sa oled. Ja vaatame, mis on sulle siis lõppsõna. Vau. Südamekeskus. Ühendus kõigi ja kõigega. Hingesõnumid. Südames paikneb sinu autentne päris olemus. Vaadake palun täna Pärnu konstellatsioonide grupi postitust Facebookis ja te näete, mida ma jagasin. See on hämmastav, kuidas asjad ikkagi kokku loksuvad. Luba oma naiselikul loomusel kui sinu identiteedi väärtuslikul osal eredalt särada. Naiselikkus hõlmab selliseid voorusi nagu õrnus, magusus, pehmus, leebus, hoolivus, aga ka vastuvõtlikkus ja intuitsioon. Selleks, et arendada oma vaimseid andeid, näiteks intuitsiooni, pead olema vastuvõtlik jumalikele sõnumitele. Pööra tähelepanu märkidele, mis kordavad ennast seni, kuni sa neid märkad ja usalda neid. Kui märgist aru ei saa, võid küsida lisaselgitust. Näiteks inglikaartidelt, näiteks minu autoritööna valminud juuraoraakli kaartidelt, mida on veel viimased eksemplarid saada. Apollodes sisuliselt tegin neile viimase tellimuse, sest nüüd kohe lõpevad nad otsa. Kellel veel ei ole, soovitan kiirustada. Saab veel minult, saab veel Pärnu Riia-Marii poest, saab veel Pärnu Majamandala poest ja Apollo raamatupoodidest. Nii et küsige abi kaartidest, unenägudest, oma vaimselt giidilt.
Te võite tulla ka minult abi küsima. Minu kontaktid, nagu ma ütlesin, on kõik video lõpus, kui teil tekib küsimusi. Sinu hing tahab sinuga arusaadavalt suhelda. Et tihtipeale juhtub see, et kõik väline muutub tähtsamaks kui võib-olla see, mis siit sees tahaks sõnumeid saata. Taevas osaleb pidevalt sinu elus ning jumalik armastus ja õndsus voolavad läbi su südamekeskuse, ühendades ja tervendades teisi. No, ülempreest Rinnad, eks me, olgem ausad, nüüd ma julgen küll öelda, et ma valisin alateadlikult selle kaardi teadmata, mis siit tuleb, eks ju, aga ma ütlen ausalt, et sellega ma tõesti tegelen. Ma ühendan ja tervendan teisi ja ma olen väga tänulik, et ma saan seda teha. Ja kristall on siis akvamariin, julguse kivi, selgendab taju, teravdab intellekti, arendab kaastunnet, toetab vaimset arengut ja kaitseb reisijaid. No sellel aastal reisijad peavad eriti olema kaitstud. Nii et mu hea ja armas 3. grupi vaataja, ma olen õnnelik, ma olen tänulik, ma olen rahuldatud sellest ladumisest, mis siin nüüd täna oli. Ja ma usun, et kõik, ka 1. ja 2. grupi vaatajad, said oma sõnumid ikka oma kõige paremaks ühenduseks. Mina ootan teid jälle tagasi, kas Pärnu konstellatsioonide töötuppa, kas minuga isiklikult kohtuma, minu kaardiladumisi tellima või siis siin üldladumisi vaadates, sest ka need on väga tähenduslikud. Soovin teile mõnusat ja lõbusat ja vahvat naistepäeva. Ükskõik, olete te omaette iseendaga või olete te otsustanud pidutseda. See on teie otsus, see on teie päev, kallid naised. Nautige. See on meie päev, kallid naised, ja me naudime seda 100-ga. Ilusat naistepäeva!